ma olen kristlane, ma olen 4 lapse isa, vanaisa. Ja minu küsimus on hästi lihtne. Siin on ka valitsuse erakonna esindajad ja mina kogen, et Jumal on pannud mulle südame asjaks võidelda ühe asja eest, mida Markus mainis. Ja see on nimelt just need lapsed, kes on sündimata. Ja minu küsimus kõlab väga lihtsalt. Kas on veel olulisemat küsimust kui see, kui kuskil hinnanguliselt niimoodi 1 miljon või 1,5 miljonit on siis 53. aastast pooleks rebitud, tükkideks rebitud. Minu enda perekonna ajalugu on selline, et mind ennast ei oleks, kui oleks 52 aastal see seadus Nõukogude Liidus hakanud kehtima, et võib aborti teha. Ja minu koos kuskil 20 inimest, kes oleks jäänud sündimata selle tõttu. Ja kui me korrutame kõik need sündimataid inimesed, et kas on üldse mingit olulisemat konservatiivset väärtust kui elupühadus, mida tuleks kaitsta nende eest seista, kes iseenda eest ei suuda häält täna teha. Aitäh. Kas on olulisemad kui elupühadus? Ma ütleksin niimoodi, et ainult selle vastu või ainult sellega tegelda ei ole võimalik. Maailm tuleb korda teha. See on ka oluline. Aga loomulikult need on teised probleemid, aga minu põhimõte on see, et kõik muud asjad ka tuleb korda teha. Seda ei saa tõsta esile praegu. Mu küsimus on, kas on olulisem, kui praegu tapetakse reaalselt inimesi. Mu küsimus on, kas on olulisem, kui praegu tapetakse reaalselt inimesi. Mu küsimus on, kas on olulisem, kui praegu tapetakse reaalselt inimesi. No peab ütlema, et see viimane väga suur skandaal kristlikus maailmas, mis on seotud Rooma paavstiga, tema, kui ma eksi, käis Brasiilias ja kummardas kohaliku jumalanna, mingi maama oli. Brasiilia käis Ja vastupidi, ja siis... Vatikanis Pachamama, just. Pachamama. Aga vastuseks küsimusele, nii palju kui mina oskan vastata, aga Pachamama ju just ongi nende eest kostja, kes on rasedad, ta on laste eest kostja, nii et siin võib anda jaatava vastuse, et isegi Rooma paavst pidas seda primaarseks, et tulevast inimest, veel sündimata inimest, isegi kummardas Pachamama ees. Jah, Pachamama on paganlik jumalus, kellele muuseas on ohverdatud ka lapsi. Nii et seal on väike problemaatika. Miks ta siis seda tegi? Aga ei, sõltumata Pachamamast on Rooma kirik alati pidanud elu pühaks. Ja kindlasti pean mina ka katoliiklasena ja just nimelt konservatiivina seda, et minu arust, kui küsida, kas lõppkokkuvõttes on praegu olulisemat küsimust, no ega nagu väga palju ei leiagi olulisemat küsimust, ma ütleksin enda positsioonist, et see on väga oluline küsimus, kas me tapame oma lapsi ja lubame sellele juhtuda või mitte. Ma nõustun kindlasti Malle Pärna seisukohaga samuti, me peame ühiskonna tervikuna korda tegema, aga kindlasti ei ole laste hävitamine ema-üsas mingisugune lahendus, mitte mingisuguseski suunas. Nii et kui me saame sellest hirmsast moolokist üle siin Eestis, siis me tegelikult oleme juba jõudnud väga-väga kaugele. Väga-väga kaugele. Just, et ma loodan, et saite vastuse, et sellest moolokist tuleb kindlasti võitu saada ja õige kiiresti. Aga meie aeg kahjuks on otsa saanud ja juba mõne hetke pärast algab siis arutelu teemal, kuidas saavutada konservatiivne pööre Eestis
osalevad Maarja Vaino, Jaak Valge, Tiit Madisson ja Varro Vooglaid. Aitäh teile kuulamast ja aitäh osalemast!